tere, hea vaataja! See on meie esimene Toiduklubi video. Meil Loorametega tekkis küsimus, mida jaanipäeval tervislikku õhtul grillida. Selleks me kutsusime appi Oliveri, kes teab toidus kõike ja annab hüva nõu. Mida sa mulle nüüd siis õpetad? Ma õpetan sul, et kuna tulemas on jaanipäev, et ei pea alati liha grillima või isegi kui liha grillid, et saab teha köögiviljadest huvitavaid lisandeid sinna kõrvale. Näitan, kuidas on võimalik teha kiirelt lõkkekartuleid. Vanad head maitsed tuvakartulis, kui äkki oled kunagi söönud. Ja, ikka. Et täidame selle natukene ära, küpsetame ära ja pärast siis serveerime soola ja võiga. Kas kõhu ka ikka täis saab? Ikka saab, kui sa kartulit sööd. Väga hea. Aga me teeme sinna kõrvale ka teeme vokki, kus lõikame köögiviljad natukene peenemaks ja sa näed, et on võimalik ka grilli peal, et ei pea alati grillima, sa saad ka panniga grilli peal küpsetada ja vokkida selliseid väiksemaid asju. Näiteks, et täna meil on plaanis siin köögivilja grillida ja paneme sinna sisse nagu, mul on näiteks kaasas kõrvitsaseemned, et muidu kui sa grillid, sa ei saa neid kokku segada, aga panni peal oleks nagu väga hea, nagu sa saad selle kombo nagu kokku kõik. Äge. Hakkame pihta. Ma olengi, näed, ma võtan selle kartuli siin, sa võtta üks küüslauk, võtta fooliumit ja paned see kartul lihtsalt sisse ja võta üks hoks ja paar sükest väike kimbukene tüüme. Ma ise samal ajal hakkan siis köögivilja ette valmistama, et sinna ma panen siis... Palju seda tüümeni ma siia panen? Tüümen on hea, seda võib alati panna. Seda võib alati panna palju? Jaa, selles mõttes see nagu... Köögiviljad küpsevad erinevalt. Et kui sa tahad nagu üheaegselt teha, et siis sa pead nagu ütleme sipul natukene jämedama lõikama, porgandajale natukene fooliumi. Nii, ja ma jätkan siis selle voki tegemisega, et ma panen täna voki sisse natukene värskeid herneid, et kindlasti on head mahlasust ja neid ei ole väga palju vaja grillida, et neid kas või lõpus sisse visata. Porgandid lähevad meil ka voki sisse. Nüüd me valmistame ette köögiviljad, mis lähevad grillile, siis söegrillile ja üks osa läheb siis ka ahju grillrežiimil, näitame, kuidas saab ahjus köögivilju küpsetada. Ja ma olen mõelnud, et täna me võiksime siis kasutada maisi, juurseller, mis minu meelest on nagu jääb hästi palju tähelepanuta, nagu, et aga annab tegelikult sellist huvitavat pähklist maitset ja mis on ka nagu hea taskukohane köögivili ja ka tervislik jällegi. Siis grillime kapsast, kapsas läheb tervenisti grilli peale. Pole hullu, kui ta ära põleb pärast grillimise ajal, me saame rääkida, mis sellest või kuidas see asi kõik välja näeb. Ja siin on siis zukiini läheb ja ka paprikat. Ja need me lõikame sellised parajad tükid, teeme väikse marinaadi peale ja jätame ka seisma, et siis annab nagu köögile natukene maitset. Kui kaua marinaad seisma peab? Tegelikult ei pea kaua, et me paneme siia natukene soola ja hapet sisse, et kui sool teatavasti hakkab kõiki mahlasid välja imema, siis lihtsalt panemegi korra peale, et eriti zukiini ja näiteks kui baklažaani ei tohigi väga palju õli ja sihukest marinaadi panna, ta imeb ennast väga täis nagu. Et mina lõikaksin need suuremad tükid, et neid on mugavam grillida, muidu nad hakkavad äkki sinna grilli vahele kukkuma või mingi. Ja sellerit mina koorin täitsa niimoodi, et minu stiil on see, et mina lõikan ta alati niimoodi. Mina olen märksa kärsitum, kui on Oliver. Mina lähen talle jõuga. Paneme voki sisse ka natuke lehtkapsast. Ja et ta oleks nagu hea krõmpseb, siis ma soovitan alati panna teda natukene varem nagu külma vee sisse. Nii. Et sa rebisid nagu parajad tükid sellised. Millised on parajad tükid? Et oleks hea muga suhu pista. Ta muidugi läheb natuke grilli peal kokku ka, aga ta läheb natuke krõmpsiks. See toimib iga salatiga tegelikult, kõik jääsalatid ja isegi pannakse täitsa jäävette nagu seisma, et tervisele hästi kasulik kaaliumit kaltsiumit. Üks väheseid asju, mida saab aasta riikselt mahedana poest. Eesti toode. Ja. Teeme tavalise sellise klassikalise marinaadi, et kuhu läheb õli, läheb hape, sool, pipar, natukene midagi magusust, mis toob maitsed välja ja paneme mingi türti sinna sisse ja küüslauku. Ja happena siis võib kasutada, kas võib sidrunit kasutada, võib sidrunit riivida, kui ei taheta mahla panna, võib kasutada erinevaid jäädikaid, õunajäädikas, valgeveini jäädikas, punaveini jäädikas, et midagi annaks hapet nagu sinna juurde, et see on
see on ka nagu hea. aga kui kaua nad peavad selle marinaadi sees olema? Nad ei pea kaua olema, nad ei pea kaua olema. See on, ütleme, et teemegi sellised ettevalmistused, kui te olete nüüd kõik ära lõikanud ja asjad on valmis, et siis nüüd lähete grilli süütama ja see ongi see piisav aeg, kui sööd on valmis. Et ei ole, et peab panema mitu tundi varem või veel hullem kui eelmine õhtu, et siis köögiviljad lähevad pehmeks ja vettivad läbi. Ja. Aga hakkame siis seda marinaadi tegema, et panen alati natukene põhki ja alustame õlist. Ja sa kasutad selleks oliiviõli? Jah. Vürtidest on meil siis basiilik, käherpetersell, koriandrit ja tüümenit. Vot, Karl, aga vali, mis maitsed sa vürtidest tahaksid köögiviljadele lisada? Minu meelest koriander sobib hästi köögiviljadega. Muidugi koriander on selline, et ta on selline jürt, et kui inimestele ta ei maitse, siis ta ei maitse. Minule õnneks maitseb. Okei, mina olen ka väga suur koriandrisõber. Nii, ma teen siis, näitan ka ühe nipi, et selle sidruniga, et alati kui tahate mahla kätte saada, et natukene seda massaaži teha sidruni, et see lööb tal poorid lahti ja siis on kergem seda mahla sealt kätte saada. Jõdid lihtsalt ära. Kas suhkrut peab panema? Ja mina panen ikkagi, et suhkur toob soolases maitses, suhkur toob maitsed välja, sama nagu pannakse magustoitudele, pannakse ka soola, et samamoodi toob maitsed välja. Aga maitseme kõigepealt, kuidas on, kas sa tunned, et kas on hapet või tahab midagi juurde saada, soola näiteks? Et siis, kui ta väga tugeva maitsega on, siis kaob see köögivilja maitsele. Nii, aga paneme siis need marinaadi. Kui ma nüüd köögiviljad ära grillin, siis ma tegelikult tõstan nüüd sama kaussi tagasi. Et ei läheks nagu midagi head kaduma. Aga praegu niimoodi need jäävad siis marineerima siia. Aeg on siis grill põlema panna. Põhiline küsimus on, millal sööd valmis on? Sööd on valmis, kui tuli on kustunud ja sööd on hallid. Tunned käega, kui sa ei suuda kätt, ütleme, üle 10 sekundi siin koha peal nagu hoida. Aga jah, kindlasti, et mitte veel siis hakata grillima, kui on veel tuli üleval ja sööd on veel, ütleme, mustad. Ja kui te olete teinud näiteks grillvedeliku või süütevedelikuga pannud selle põlema endale, et siis ei ole isegi see grill või süütevedelik jõudnud ära sealt põleda. Köögiviljade kõrvale siis mõtlesin, et võiks olla see, et mina teen nagu selle chimichurri kastme põhjal, mis on Argentiinast pärit ja serveeritakse grilllihade juurde tegelikult. Aga sobib ka väga hästi köögiviljade juurde ja tegelikult sobivad kõik sellised rohelised kastmed, mis sa teed nagu õliga, ütleme nagu pestod oleks või sellised kastmed, et nagu ma ennem ütlesin, et tegelikult chimichurrisse käib oregano ja petersell, et siis täna me teeme siin, kasutame basiilikut, peterselli, tüümenit, koriandrit, et teeme sellise segu. Samamoodi blenderdame oliivõli, kes tahab, panna natukene küüslauku, soola, pipart, hapet kindlasti, et selline kerge, värske suvine kaste sinna kõrvale, nende köögiviljadele. Ja ma panen siia sisse veel, panen tšillit ja panen küüslauku. Ja tšilli siis ka, et kuna alati võid proovida, et kuidas see tšilli on, et kui ta on nagu, tšillil annab tugevust kõik see säsi ja need seemned siin sees. Et praegu kui ma maitsesin seda tšillit, siis ma ei tunneta väga vürtsikas, et osad tšillid võivad teinekord täitsa magusad olla, et ei annagi seda vürtsi kätte. Aga kuumaga nad lähevad teravamaks. Jaa, aga kuumaga lähevad hea tegevanud, aga me teeme külma kastet täna, eks ju. Ja siis mina praegu lõikan siia lihtsalt koos selle säsi ja seemnetega seda sisse natukene, et siis ma saan seda tšilli vürtsi. Et väga lihtsasti valmistatav ja maitsev kaste, mis sobib liha juurde, köögiviljade juurde. Ja nüüd on, kaste ongi valmis, et maitsed vist olid paigas. Konsistents on... Saab kohe veenduda veel. Veendu. Konsistents selline püreesupi moodi, et ta väga paks ei oleks, ta peaks ikkagi voolama, et ta on nagu kaste ikkagi.
Nagu näha, sööd on ilusti hallid ja piisavalt kuumad. Ega siin kätt väga kaua kohal ei hoia. Paneme kartulid, et mina kasutan siin täitsa söökinded, et käed haigust ära ei kõrbeks nagu. Ja seda nüüd ei maksa karta, et need kartulid, et siin on nii kuum, et nad ära kõrbevad, et see ongi, ta peabki ära kõrbema, et tuleks lõkke või tuhakartuli maitse. Kui kartul on pehme, siis ta on valmis. Aga pigem olgu ta üle küpsenud kui vähem küpsenud. Ja praegu on hea aeg on värsket kapsast saada. Ja jällegi see läheb grilli peale, et ei maksa ära ehmatada, et me kõrvetame siit paar kihti kapsast, põletame täitsa ära. Aga selle me koorime pärast ära ja serveerimise ajaks saame juba ilusti grillkapsast süüa. Panen ta siia lihtsalt. Teda tuleb lihtsalt aeg-ajalt jälle keerata nagu. Praegusel kevadisel ajal või suve alguses kõik kohad lähevad rabarberit üle. Et teeks katse, vaataks, mis sellega juhtub, kui see grilli peale panna. Kuna minu grill roostetas läbi, ta oli jäetud pikaks ajaks üksinda, siis mina kasutan hoopis tükis ahju ja panni. Ja küpsetuspaberi. Ma sain aru, et sa paned küpsetuspaberi sellepärast, et hiljem on parem pesta seda puhtalt. Absoluutselt, palju kergemini saab selle siis kätte ka. Aga kui sa tahad teha häid sükseid köögivilju, siis on parem see küpsetuspaberit ei paneks, et ta ei lähe nii kuumaks. Küpsetuspaber on nii-öelda nagu filtri ees seal vahel. No vot, väga hea, aga teeme pool ja pool. Teeme pool ja pool. Ja ma vaatan, et sa murrad siin paberit ja sa teed sellepärast, et ta jääks sul ilusti plaadi külge kinni või? Ei, sellepärast, et ta muidu tahab eest ära minna. Aha, ma näitan sulle ühe nipi, et kuidas plaadi külge jääb alati küpsetuspaber hästi kinni, et sa paned mingi tilk vetsi alla, lükka see käega laiali. Ja nüüd sul jääb küpsetuspaber siin ilusti kinni. On. Näed. Nüüd me saame teada, kus see tõde peitub, kas hea on teha küpsetuspaberiga või ilma. No proovime, vaatame, kas olnud mingi erisus. Minul on üks väga vana ahi. Sellel ei ole igasuguseid moodsaid pöördõhkusid ja kõike muud, aga küll on grillrežiim. Ja mina tavaliselt kasutangi tavalist grillrežiimi umbes 200-220 kraadi juures. Läheb siia üsna ülesse. Küttekeha alla ja jääb sinna umbes 7-8 minutiks. Ja siis on need krõmpsud ja söödavad. Näeme, kapsas on läinud kenasti pruuniks, seda sa juba keerasid, aga rabarber. Rabarberit ma ka korra keerasin, aga rabarber hakkab minema nagu püreeks siin vaikselt. Moos hakkab tulema. Grillitud rabarberi moos. Võib-olla on ta õige aeg ära võtta praegu, et on väike krõmps ja siuke soe grilli maitse sees. Niikaua kui kapsas küpseb, siis vokime vahepeal köögiviljad ära, mis me pidime panniga tegema. Et hea kuumus on praegu all, et pann jääb ilusti kuumaks. Ette röstin kõigepealt, kui pann on veel kuiv, kõrvitsa seemneid. Et röstides tuleb igast seemnetel ja pähkitel tuleb nagu parem maitse välja. Seemned on meil ilusti valmis, mõnusalt pruunid, et nüüd tõstame nad korra kõrvale. Nii, ja sa võid alustada siis nendest köögiviljadest, mis tahavad kõige rohkem grillimist. Kas idud lähevad ka panni peale? Idud paneme lõpus, jaa. Ta hoiab panni pealt läbi, et see tuleb üldse, kõik on soe vokk, soe lisand. Ja ega see grillimisel või vokkimisel on ka nüüd, kuidas keegi tahab, et kas ta tahab saada, et rohkem jääks köögiviljad jääksid rohkem nagu krõmpsud või tahab ta rohkem, et oleks nagu mustad või rõbedamad, et see on ka jällegi maitse küsimus, eks ju. No, mida kauem nad seal on, seda pehmemaks nad lähevad. Jah, no minul endale väga pehmed ei meeldi. Al dente. Jaa, näiteks me kõige rohkem. Ja nüüd, kui sa paned juba hernerit, see tähendab, me oleme üsna lõpufaasis. Ja nüüd ma panen selle sama kale, mis sa enne panid likku. Ja millega ma ei saa mitte midagi peale hakata. Paneme selle kale ehk siis lehtkapsas, eks ju. Et paneme siia. Ja nüüd, et natukene see tõmbaks läbi, siis võib kasutada... No, hetkel on ta küll veel suhteliselt söömatu. Jaa, aga me kohe paneme siia natukene. Mina kasutan praegu valget veini natukene. Et see vedelikku peab kindlasti panema, et isegi kes seda valget veini kasutada, võib teinekord kasutada kas või isegi vett panna, mineraalvett või tavalist vett. Et see aur annab selle köögiviljadele tõmbab nagu need läbi sealt. Ja
ja idud me paneme siis täitsa lõpus, eks ju, koos. Ja kui sa näed, et siis kale hakkab siin muutuma juba. Ja muidugi, mida vähem me alati küpsetasime, seda rohkem säilivad ka vitamiinid. Sellist kalet võiks süüa küll. Aga mul on veel idud. Jaa, idud lähevad täitsa lõpus, et nad ei taha väga kuumutamist saada. Ja panemegi idud ja paneme pähklid, segame läbi ja ongi valmis. Ja siin on siis, meil on mungaidud on ja on ka rediseidud, et tuleb niisugust natukene vürtsi ka siia sisse ja pähklid muidugi. Hea tekstuur, väike krõbuski sisse. Ja ongi selline kerge vokk valmis, et nüüd ma võtan ta juba maha, et ta üle ei küpseks. Grill on piisavalt kuum. Grill on meil natuke isegi liiga kuum praegu, et aga meil on kuumust vaja selle kartuli ja kapsa jaoks, aga sellest pole hullu. Kui grill on kuum, siis lihtsalt tuleb kas vett valada natukene peale või kiiresti liigutada. Oluline on see, et õli ei läheks vähe, võimalikult vähe õli läheks siia sisse. Tule kustutamiseks sobib väga hästi melissiga mõistatatud vesi. Meil on ka üks mais, mis on poest väga hea osta, et on juba ette keedetud ja ei ole vaja teda ise keeta, et ainult grillida mõnusalt krõbedaks ta ja võib-olla lõpus peale natukene soola panna. Tundub, et esimesed zucchiinid on valmis ja nagu lubasime, et paneme tagasi nad sinna marinaadi. Kus nad tulid? Kapsas on, ma ütlen, et ta on varsti valmis. Ta ikkagi jääb lõpuks siuke õrn krõmps. Mitte kapsahautis. Mitte kapsahautis me ei tee, jah. Kapsas on need, nüüd on nagu näha, et me proovime siit kätte saada need kihid, mis on ära kõrbenud. Kapsas on päris kuum. Seda kapsast ma täitsa nagu puhtaks ei teegi, et jääks nagu seda lõkke, seda kõrbent maitset siia juurde natukene. Võtta siin on pehmed võid ja pintselda see kapsas selle võiga kokku. Siis viimasena välja meie lõkkekartulid. Vaatame, mis nägu nad on ja kas nad on piisavalt. Nad peaks kartuli nägu olema. Oi, see on küll ilus kartul. Ja nagu ma ütlesin, et ei maksa karta, et ta on niimoodi ära kõrbeb, et see annabki niisugust head lõkkelõhna. Lapsepõllu tuleb meelde. Jaa. Ma annan sulle, Karl, kohe maitsta ühe sooja kartuli, et kuum kartul. Kui ta nii kuum ei oleks, siis ta oleks täiesti ideaalne. Võrratu. Vaatame, mis välja tuli. Ilusad. Nii nagu lubatud sai siis, et teeme erinevaid variante. Tegime kartulit, tegime kapsast, tegime vokki, grillisime köögivilju, nii ahjus kui grillil. Ja sain ka siin nüüd mõned asjad, need toidud ilusti taldrikule. Et siia ma panin meie vokkköögiviljad lõkkekartuliga, kõrval on seda chimichurri kastet või ürdi kastet, mis me tegime. Ja siin on siis meie grillitud köögiviljad. Minul on ka serveeritud ilusasti. Ühel pool on köögiviljad, mis me grillisime küpsetuspaberi peal. Ja teisel pool on köögiviljad, mis me küpsetasime ilma küpsetuspaberita. Ja nüüd on tõe hetk, kus saab selgeks, kumb on parem variant. Pluss, mis juhtub rabarberiga, kui ta grilli peale panna. Tundub, et üks ja sama paprika. Jaa, aga lihtsalt, et mis hiljem jääb, on see, et nagu sa ütlesid, et sina ei taha, et see on... Ma olen laisk. Lihtsalt jääb see plaat jääb natukene ligane. Siit alt, kui vaadata, siis on ta peaaegu puhas.
tõehetk. minu abikaasa vanaema aiast korjatud hapanevad. ei ole maha. aga aitäh selle söögi eest, mis sa tegid. Igatahes näeb ta igavesti ilus välja. Vaikselt siin serva pealt juba näksisin, on äärmiselt hea ja maitsev. Sellise jaanipäeva võiks sel aastal maha pidada küll, lihavaba. Okei, aga tänan kutsumast ja loodan, et said häid mõtteid, mida grillida. Head isu! Head isu!